austatud istungi juhataja ja ettekandja. Eelnõuga sisuliselt võrdsustatakse tavasigaretid ja elektroonilised sigaretid. Sotsiaalministeerium on teinud nagu otsuse, et elektroonilised sigaretid on sama kahjulikud kui tavasigaretid. Samas ei ole Eestis läbi viidud ühtegi vastavasisulist uuringut. Kuidas me saame vastu võtta seadust, mis põhineb eeldustel ja oletustel? Aitäh! Ma tänan, hea kolleeg Madis Milling, teie ettepanekuid, mis puudutasid minu meelest eranditult elektronsigarette, on komisjon arutanud, on võtnud arvesse nii välisspetsialistide arvamusi kui ka Sotsiaalministeeriumi arvamusi ja komisjon on hääletades otsustanud nende ettepanekute suhtes nii, nagu komisjon on otsustas. Aitäh! Palun, Krista Aru. Aitäh, härra juhataja, hea ettekandja. Muudatusettepanekuid tehti seaduseelnõule küllalt palju ja siin on ikkagi ka nende muudatusettepanekute taga väga suur hulga inimeste hääl. Kas te võiksite mõne muudatusettepaneku tuua siin näiteks, mille puhul on näiteks arvestatud väikekaupmeeste soovi või mõne teise kaasatud huvigrupi soovi? Mina praegu siin sellega tutvudes ei leidnud, et ühegi ettepanekuga oleks üldse arvestatud. Aitäh. Jah, ma tänan selle küsimuse eest, kui komisjon võtab vastu mõne otsuse menetluse käigus ja kui see otsus on negatiivne, siis see ei tähenda, et huvigrupi arvamust ei oleks arvesse võetud. Huvigrupid olid enamasti esindatud komisjoni koosolekutel, neil oli võimalus sõna võtta ja nad seda kindlasti ka tegid ja nende arvamustega arvestati, kuid komisjoni otsus oli selline, nagu ta hääletamisel kujunes. Aitäh! Madis Milling. Tänu, härra istungi juhataja, austatud ettekandja. Ma sain aru, et vaatamata sellele, et Eestis ei ole tehtud ühtegi uuringut e-sigarettide kohta, otsustas komisjon hääletusega, et e-sigaretid on sama kahjulikud kui tavasigaretid. Nõus, komisjon on komisjon. Aga ma küsin teilt kui arstilt, kumb on kahjulikum, kas tavasigaret või elektrooniline sigaret? Aitäh! Ma tänan teid suurepärase küsimuse eest. Sotsiaalkomisjoni istungitel, mis toimusid esimese ja teise lugemise vahel, minu kui arsti arvamuse najal mingisuguseid hääletamisi ei toimunud ja minul ei ole käepärast ühtegi paberit, mis kirjutaks, et selles küsimuses on komisjon mingi otsuse vastu võtnud. Aitäh! Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea esimees, hea ettekandja. Kas selline suhtumine, et elektrooniline sigaret on sama kahjulik kui tavasigaret, on tulnud nüüd Sotsiaalministeeriumi poolt ja teda ei käsitleta kui alternatiivina, siis ma küsiksin teie kui kiriliku suitsumehe poolt hinnangut, et kas te arvate ka, et elektrooniline sigaret on täpselt sama kahjulik, kui seda on tavasuitsetaja, viidates sellele, et te olete ka veel ju meil meedik. Aitäh hea küsimuse eest. Jällegi minu eelistusi ega käitumisi komisjon arutanud ei ole, otsuseid ega hääletamisega otsuseid sellel teemal ei ole olnud, aga mis puudutab seda, et tubakatooted ja tubakasarnased tooted oleksid võrdsed, keegi ei ole seda väitnudki. Ja on ilmselge, et elektronsigaret on väiksema tervist kahjustava toimega, kuid mingi tervist kahjustav toime tal on ja sellepärast on otsustatud ka selle kasutamist piirata. Aitäh! Igor Gräzin. Jätkan kahe viimase küsija poolt esitatud probleemi, vähem poliitiliselt. Ühesõnaga, kui ettekandja on ise arst, kui ta on andnud Hippokratese vande, siis ei oma tähtsust, kas ta on komisjoni liige, esimees, kas ta esindab komisjoni seisukohti või mitte. Arst on arst 24/7, seni kuni ta hingab.
Järelikult sinu mis tahes vastus selle kohta ma ei ütle, sest komisjonis seda ei arutatud, on arstivande otsene rikkumine. Sellepärast ma küsin sinu kui Hippokratese vande andnud arsti käest, kas e-sigaret on sama ohtlik kui tavasigaret ja kas me võime öelda, et e-sigareti kaitsmisega me hoiame suuresti ära tubakariskid. Sa oled kohustatud sellele vastama, sest sul on diplom. Aitäh, hea kolleeg, mul on mitte ainult diplom, vaid ka tegevusluba. Ja arsti kõige tähtsam ülesanne on noolinotsere ehk ära tekita kahju, eks ole. Ja kui sa kuulasid tähelepanelikult minu vastust nüüd kolleeg Kruusimäele, siis ma ütlesin, et nad ei ole võrdse tervist kahjustava toimega. Aga kuna elektronsigaret on suhteliselt uus asi ja tubaka tarbimine on ikkagi kuskil 500 aastat vana, vähemalt eurooplaste arvates, siis tubaka poolt kirjeldatud riskid on küllaltki suurema täpsusega teada kui elektronsigareti omad, aga selles ma olen sinuga nõus ja ma ei ole mitte kunagi kellegi eest varjanud, ka sotsiaalkomisjoni eest mitte, et elektronsigaret on tunduvalt ohutum kui tubakatoodete tarbimine. Nii on. Tarmo Kruusimäe. Tänan ja eeskõneleja, hea ettekandja. Oskate öelda, millise sõnumi me võiksime öelda edasi ühiskonnale, kui me teadlikult maksustame kõrgema määraga vähem tervist kahjustavaid tooteid, et nad jõuaksid ühele ja samale hinnatasemele, et milline on siis sõnum ühiskonnale, kas me soovime, et kõike mõõta ühe mõõdupuuga, aitäh? Jah, aitäh. Kas inimene tapab ennast püstoli, kuulipild või tanki alla viskudes, eks ole, ei üks ega teine ega kolmas ei ole hea. Nii et elektronsigareti tarbimine, nagu ka tubakatoodete tarbimine, see ei ole esmatarbekaup, see on inimese vaba valik ja kui ta otsustab, et tal on seda kindlalt vaja, siis ta võib selle eest ka rohkem maksta, sest teatud määral elektronsigaretil on juures ka selline nagu maik, et ta on trenditoode ja sellised asjad maksavadki võib-olla natuke rohkem, ainult et ma küsiks, millest rohkem, kas leivast või saiast või piimast. Tegemist on tervist kahjustava käitumisega ja kuna riik on otsustanud, et tervist kahjustav käitumine maksustatakse aktsiisiga, no siis ta aktsiisiga maksustataksegi. Igor Gräzin. Lähme siis tagasi. Kuulipildajad, püstolid, nii edasi. Tähendab, mulle teadaolevatel andmetel on kõik inimesed maailmas millessegi surnud. Mitte ükski inimene ei ole läinud tervena hauda, alati on midagi viga olnud. Ja liberaalse ühiskonna üks eripärasid seisneb selles, et inimesel on vaba valik valida seda, kuidas, millal ja mismoodi ta sureb ja selles mõttes mis tahes valitsuse või mis tahes komisjoni seisukoht, kuidas ma surema pean, ma ei aktsepteeri seda, ma suren nagunii kuidagi teisiti. Seoses sellega ma tahaks veel rõhutada, mina olen üldiselt mitte selle poolt, et Riigikogus suitsetamine ära keelatakse, vaid et ta siia vähemalt kohvikussegi siia teisele korrusele tagasi tuuakse, sest see taastaks selle õdususe ja hubasuse, mis siin alati olnud on. Suitsetage terviseks, midagi halba ei ole. See nõndanimetatud passiivne suitsetamine on ebateaduslik jamps. Nüüd sellepärast ma tahaksin küsida, kas e-sigarettide jaoks on mõeldav liberaalsem suitsetamistingimuste regulatsioon selle taustal, mis te praegu teinud olete? Jaa, aitäh. No sinu küsimus koosneb tegelikult kahest poolest. Esiteks loomulikult ükski riigivõim ei saa keelata inimesel suremist, ainult kuidas ta millisel rõõmsal viisil ta oma tervist ka ei rikuks, siis enne surma ta pöördub arstiabi järele reeglina ja sellega põhjustab ühiskonnale täiendavaid kulusid. Mis aga puudutab Riigikogu kohvikus
suitsetamist, rumalate anekdootide rääkimist, naiste ahistamist ja selliseid muid toredaid asju, siis need on küll seadustega reguleeritud ja ei puuduta antud seaduseelnõud, sest seal, kus jagatakse toitu ja jooke, on juba ammu suitsetamine ära keelatud ja sinna me ei oska midagi parata. Aitäh!